Kas teadsid, et KIK-i abil on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot? Sealjuures on KIK-i toetavat õlga tundnud iga eestlane. Homse hoidmisesse on meie kaasabil panustanud 6300 organisatsiooni, asutust ja eraisikut. Energeetika valdkonnas oleme õla alla pannud 3500 projektile 569 miljoni euroga. Näiteks on suletud 27 nõuetele mitte vastavat prügilat. 239 katlamaja on üle läinud taastuvenergiale. Oleme aidanud ehitada ja uuendada rohkem kui 205 kilomeetrit soojustorustikke. Seda on rohkem kui Tallinna kaugus Tartust. 49 ettevõtet on teinud ressursitõhusaid investeeringuid ning seeläbi tõstnud tootmises ressursikasutust keskmiselt 13%. Üle Eesti on avatud 10 biometaani tanklat. Uue energiatõhusa 6 on saanud 27 lasteaeda. 30 raudteepeatust on ühendatud erinevate liikumisviisidega, sealhulgas loodud jalgratta- ja autoparklaid ning bussipeatuseid. Üle terve Eesti on rajatud 9300 energiatõhusat tänavavalgustuspunkti. Tere, mina olen Andres Veske, olen Utilitas Eesti ja Utilitas Tallinn juhatuse esimees. Meil on kokkupuudet KIK-iga olnud rohkem juba kui 10 aastat ja koostöö on sujunud väga hästi. Energeetikal on üleüldse väga tähtis roll mitte ainult linnades, aga tegelikult ka maal, aga linnades on just eriti oluline roll kaugküttel. Utilitas on Eesti kõige suurem taastuvenergia tootja ja me oleme oma tegevuses tegelikult alati väga suurt tähelepanu pööranud keskkonnaküsimustele ja kliimaeesmärkidele. Meil on täna juba Eestis tegelikult kõikides meie kaugküttepiirkondades on kasutusel üle 50% energiast, mis on toodetud taastuvkütustest. Utilitas on viimase 5 aasta jooksul investeerinud nii energia tootmisesse kui ka efektiivsesse jaotusesse üle 200 miljoni euro. Ja nii mõnegi projekti juures on kaastegev olnud keskkonnainvesteeringute keskus. Protsentuaalselt võib-olla kõige suurem osa toetustest läheb soojustrassidesse, aga on üsna palju ka neid projekte, mis on läinud katlamajade efektiivistamiseks või siis kuskile mujale projektidesse, mis aitavad energiatootmist tõhustada. Siin võiks võib-olla mõned isegi esile tuua, et väga suure protsendiga on kaasrahastatud näiteks meie Rapla katlamaja ümbertegemine biokütustele. Aga ka siin Tallinnas on olnud üsna mitu projekti, kus tulemused on olnud väga-väga head. Et kui meenutada, et kas või Kristiine katlamajale rajatud suitsugaaside kondensaator või ka meie Sporditänaval asuvale katlamajale rajatud suitsugaaside kondensaator. Võiks ka seda mainida, et kõik need rahad, mis on läinud trasside finantseerimiseks, et ka trassid töötavad väga hästi. KIK-i poolt on küll seatud tähtaeg, et 5 aasta jooksul monitooritakse seda ja vaadatakse, aga tegelikult muidugi on trasside eluiga palju pikem. See raha tegelikult, mis nii-öelda piltlikult maasse kaevatakse, see aitab CO2 kokku hoida tegelikult palju pikema perioodi jooksul. Nii nagu see sipelgas, usin sipelgas, mis neil jookseb ekraanil ja kes ei ole oma indu aastatega kaotanud, nii sooviks ka KIK-ile tulevasteks perioodideks indu ja sooviks nendega koostööd teha vähemalt sama kaua, kui me siiamaani seda oleme teinud, et ajada ühist asja, et teha elu Eestis paremaks.